Tervist! Minu nimi on Ville Ehe ja mina räägin sulle, kuidas hoida oma vaimset tervist. Ise olen tegelenud sellega üle 30 aasta ja ka teistele õpetanud seda juba paarkümmend aastat. Olen seotud restoranidega F-hoone, Ülo ja Pegasus, kus ma oma kolleegidele olen jaganud oma praktilisi kogemusi ja teadmisi vaimsest tervisest. Täna teen seda sinule. Kas ka sinul on olnud olukordi, kus sa näiteks õhtul ei saa magama jääda, sest pea on mõtteid täis? Või siis mõni päev, kus ei tunne ennast hästi ja justkui ükski asi sellel päeval ei suju? Või siis näiteks mõni klient valab ennast sinu peale välja ja sa võtad seda kohutavalt isiklikult ja peale seda on raske ennast kontrollida. See ei pea nii olema. Sa võid olla oluliselt rahulikum, kontrollida oma käitumist oluliselt paremini, aga seda on vaja õppida. Õppida nii nagu kõike muud. Meil on kõigil paremaid ja halvemaid aegu, aga seda kõike on võimalik muuta. Lihtsalt elu lihtsamaks teha, nii et sellised situatsioonid meie olukordi ja käitumist niivõrd palju ei mõjutaks. Kuidas seda siis teha? Vajalikud tegevused vaimse tervise tõstmiseks jagaks ma 2. Üks osa tegevusi on sellised, mida sa võiksid integreerida oma igapäevaellu nii, et neist tekivad harjumused. Ja teine osa on siis see, et kuidas harjutada käituma konkreetses keerulises situatsioonis selliselt, et sa jääksid rahulikumaks ja sa situatsiooni paremini kontrolliks. Räägime kõigepealt lihtsamast osast. Kuidas saaks oma vaimset tervist nagu tausta mõttes ette valmistada? Kõige lihtsam on seda teha oma füüsilise keha kaudu. Ehk siis puhata piisavalt. Viimased teadusuuringud ütlevad, et ka täiskasvanud inimesed peaksid magama 7,5 tundi, mitte vähem. Lisaks puhkusele on vaja keha liigutada. Tuleta meelde oma vana lemmik spordiala või mingi muu liikumisharjumus, mis sul kunagi juba lapsepõlvest ilmselt olemas on ja kasuta seda. Liiguta oma keha piisavalt, et ta ennast hästi tunneks. Järgmisena jälgi oma toitumist. Kui sa oled juba 30-ndates või rohkem, siis ilmselt oled sa juba avastanud, et teatud toidud sobivad sinu kehale paremini kui teistele ja vastupidi. On toiduained, mis sulle väga hästi ei sobi. Leia isegi praeguses maailma situatsioonis, kus endised teadlased vaidlevad selle üle, milline on kõige parem dieet igale inimesele ja muide suure tõenäosusega sellist kõigile sobivat dieeti niikuinii ei olegi, siis leia endale sobiv toitumisviis ja hoia sellest kinni. Lihtsalt söö vähem neid asju, mida sa tead, mis su kehal hästi ei mõju ja pigem siis toida oma keha kvaliteetse toiduga. Järgmine asi on vedelikud. Meie keha heaoluks on vajalik vesi. Me oleme veepõhised olendid. Ja janu kustutamiseks ei sobi ükski teine vedelik paremini kui vesi. Ei ole see morss, ei ole see limonad, veel vähem alkohol või siis tee või kohvi. Ehk siis anna oma kehale piisavalt vett ja sa võid avastada, kuidas su keha hakkab sind tänama. Ja kindlasti peaks vältima keha jaoks ka mürke. Ja mürgid on väga lai mõiste alates keskkonnast, mõnes mõttes linnakeskkonnas me ei saa sellega midagi teha, aga pigem need mürke, mida me oleme harjunud tarbima sellises väikses koguses, mida ma siinkohal ei nimeta, aga isegi kui sa oled harjunud nende kaudu lõõgastuma, siis proovi pidada piiri kogustega. Ehk siis mürkide vältimine. Ja viimaseks, mida sa saad ka ettevalmistuses teha, on leia endale, me täna siin käime mõned neist ka läbi, aga leia endale mingi isiklik tööriista komplekt, kuidas mõjutada oma vaimset tervist. Kas need on hingamisharjutused, millest sa kindlasti oled midagi kuulnud, võib-olla mõnda ka proovinud, kas need on mõtlusharjutused või meditatsioonid, mida sa kunagi kuskil koolitusel oled proovinud ja tegelikult tuli täitsa hästi välja, või need on mingid konkreetsed teema meditatsioonid, vahet ei ole. See võib olla ka mingi äpp, näiteks Headspace või mõni muu äpp, mis toetab su igapäevast sellist rutiinset vaimse tervisega tegelemist. Igal juhul leia endale sobiv viis, et rutiinselt, igapäevaselt või vähemalt iganädalaselt teha midagigi, mis siis toetab sinu vaimset tervist. See on väga erandlik tegevus, enamus inimese maailmas seda ei tee, kuid sellest on kindlasti kasu. Sa juba paari nädalaga saad aru, kuidas see sind toetab ja aitab.
Igasuguse vaimse seisundi kontrolli mõttes on selline ettevalmistus, mida ma just rääkisin, nagu uni, piisav puhkamine, keha liigutamine, mürkide vältimine, keha hea toitumine, piisava vee joomine on niisugune hea eeldus. Aga lisaks sellele keerulisemas situatsioonides kipub ikkagi juhtuma, et konkreetselt selles situatsioonis kontroll kaob. Sa võib-olla samastud mõne emotsiooniga või mõni sundmõte, mis sul seoses selle situatsiooniga pähe jääb, segab sinu normaalset käitumist ja mõjutab seda negatiivselt. Mida nendega siis teha? Esiteks, täna ma võib-olla annaks 2 sellist lihtsat tehnikat, millest üks võib-olla sobib siis ettevalmistuseks ja üks siis konkreetselt situatsiooni ohjamiseks. Ettevalmistuseks on üks tehnika, mis sobib puhkuse süvendamiseks. Ehk siis selle sama teemaga, mida ma juba nimetasin, enamus inimesi maailmas tegelikult ei suuda piisavalt puhata öösel, ehk siis tavaliselt selle põhjus on see, et nad ei jää piisavalt kiiresti magama. Ehk siis vähkrevad vahel minuteid, vahel tunde. Mis sellega teha? Mina soovitan vahetult enne magama jäämist esiteks loomulikult vältida igasuguseid nutiseadmeid, sellepärast et see on selline eeltegevus. Nutiseadmete liiga külm valgus tekitab läbi silmade meie kehale tunda, nagu tegu oleks varahommikuse päikesega ja seetõttu see pärsib melatoniini eritumist, mistõttu sa ei jää magama. Aga seda oled sa ilmselt juba kuulnud. Aga mida nüüd teha siis voodis juba olles, siis mina soovitan võtta liikumatu asend selili ja teha üks lihtne harjutus, mis tegelikult aitab magama jääda. Ja see harjutus on üks selline harjutus, mida kasutasid budistlike kloostrite mungad aastatuhandeid tagasi. Samal eesmärgil. Ehk see on numbrite lugemise harjutus selliselt, et sa mõttes omaenda häälega, ilma välja hääldamata, loed numbreid 1 numbri sekundis, alustades 1 ja liikudes ülespoole. Näitena siis 1, 2, 3, niimoodi rahulikus ühtlases tempos. Ja samal ajal, kuna see tegevus on rutiinne igav, siis samal ajal sa jälgid, kas nende numbrite nimetamise vahele tuleb mõni mõte. Need mõtted tulevad tavaliselt kas pildina või helina. Ja kui sa avastad, et näiteks peale 1 tuleb mõte nõmme harjutus või miks ma juba magama ei jää või mis mind homme hommikul ees ootab, mis on tavaliselt need mõtted, mis magama ei lase, siis karistad ennast sellega, et alustad numbrite lugemist otsast peale. Ehk siis see võiks välja näha umbes niimoodi. Jääd rahulikult lamama, paned silmad kinni, hakkad lugema mõttes 1, 2, 3, OJ 4. See OJ oli mõte, mis tuli 3 ja 4 vahele. Nüüd alustad otsast peale. 1, 2, ma ei viitsi. See ei viitsi oli sinu mõte. Hakkad otsast peale. 1, 2. Oot, mis kell ma pidin ärkama? Hakkad otsast peale. 1, 2. Ehk iga kord, kui tuleb mõte numbrite vahele, hakkad otsast peale lugema. Ja selline rutiinne tegevus võib sind väsitada. Kui sa ka selles tegevuses nüüd väsid, siis juhtub üks väga hea asi. Sa jääd magama, sest see rutiinne tegevus, monotoonne tegevus väsitab iseenesest. Kui sa aga magama ei jää, siis suure tõenäosusega juhtub see, et ühel päeval avastad, et sa loed põhimõtteliselt numbrid 1 ja 2 pidevalt, sest sa avastad oma mõtteid aina rohkem ja rohkem. Ja see ei ole üldse halb. Mõtted ei tule juurde, vaid sinu eristamisvõime mõtete osas hoopis kasvab. Ehk sa õpid oma mõtteid paremini kuulma ja need ettekujutuspilte paremini nägema. Ja see on igapäevategevuseks väga hea ja kasulik tegevus. Ja nüüd, kui sa selles harjutuses edened, siis ma ennustan, et ühel hetkel sa jõuad 10-ni ja ühel hetkel sa jõuad võib-olla isegi 100-ni. Ja kui sa jõuad 100-ni, ilma et sulle ühegi numbri vahele ühtegi mõtet õhtul ei tuleks, siis oled sa oma mõtete absoluutne valdaja. Mina ei ole 100-ni jõudnud, aga ma koperdan seal kuskil nende 10 vahel ja ma olen seda harjutust teinud aastaid, aga juba on sellest väga-väga palju kasu sellest harjutusest. Nii et see oli siis üks harjutus, mõtete lugemine, siis mõtetes numbrite lugemine, 1 number 1 sekundis, vahetult enne magama jäämist, selleks, et kas kiiremini uinuda või siis harjutada teadlikkust mõtete suunal.
Nüüd teine harjutus, mida ma sulle soovitaks teha, on siis konkreetselt töösituatsioonis harjutus, siis kui sa tunned, et lained hakkavad pea kohal kokku lööma. Ehk võib-olla sul oli kohe hommikust peale halb päev, võib-olla oli hommikul täitsa hästi kõik, aga nüüd ühes keegi ütles sulle mingi kriitilise kommentaari näiteks või klient valas välja oma emotsiooni sinu peale, kuigi sa tead, et sa ei olnud süüdi ja ilmselt kliendil oli endal üldse halb päev, ta lihtsalt selle kandis sulle üle, tal oli nii lihtsam. Siis selliseid situatsioone võib meil kõigil juhtuda. Mis siis siin teha? Nüüd juhul, kui sa oled piisavalt teinud kõiki neid teisi tegevusi, millest ma juba rääkisin, siis sul ilmselt on juba natukene parem kontroll sellise situatsiooni üle ja tõenäosus, et sa siin plahvatad või ennast kontrollida ei suuda või midagi halba vastu ütled kliendile või siis tekib sellest üldse mingi ärevus või paanika, on suhteliselt väikse tõenäosusega. Aga kui see ikkagi peaks tekkima hakkama, siis või sa tunned ennast ebamugavalt, tunned siin kehas näiteks emotsioone ja sul tekivad pähe mõtted näiteks, et sulle see töö ei sobi, ma ei saa selliste situatsioonidega hakkama, siis ma soovitan teha hästi lihtne tehnika. Esiteks, püüa eemalduda sellest keskkonnast. Lepi vahetuse vanema või kolleegiga kokku, et sa võtad 3 minutit isiklikku aega. Lähed kuhugi kohta, kus sind keegi ei sega, kas või nurga taha, kui see on väga selline liikumistihe koht või siis mingisse ruumi või siis näiteks kas või tualetti üksinda. Ja seal jääd liikumatuks rahulikult, kas või püsti, pane silmad kinni ja püüa hästi sügavalt hingata, samal ajal jälgides oma keha liikumist hingamise tõttu. Ehk siis avasta, et sissehingamisel kõht ja rind paisuvad, tunne seda, kuidas nad paisuvad ja väljahingamisel avasta, kuidas kõht ja rind mõlemad järgemööda vajuvad sissepoole. Ehk tunneta siis seda hingamise tunnet oma kõhus või rinnapiirkonnas, vahet ei ole, aga keskendu tunde peale. Ja aeglane tähendab siin seda, et sissehingamine ja väljahingamine sama pikkusega vähemalt 4 sekundit. Võimalusel, kui sa seda juba harjutanud, sa võid seda sekundite arvu sisse ja väljahingamisel tõsta isegi kuni 12-ni, aga esimesel korral see kindlasti nii pikalt välja ei tule. Mida sügavamalt ja mida pikemad need siis sisse-väljahingamised on, seda paremini see harjutus toimub. Ja selle harjutuse mõju on see, et sa tuled uuesti kohale, ehk sa saad uuesti kontakti oma kehaga ja see hingamine iseenesest rahustab sinu seda tõusvat emotsioonide tulva. Ja juba 2-3 minuti pärast võid sa tunda, et sa oled palju paremas seisus kui enne. Nüüd, kui sa seda harjutust teed nagu piisavalt, näiteks sa võid seda ka ju kodus teha või iga kord, kui selline ebameeldiv tunne tekib, siis sa võid avastada, et sa ei pea enam eemalduma, vaid ühel hetkel oled sa juba nii osav, et sa tood selle harjutuse igapäevaellu ehk igapäevasituatsioonidesse. Ehk sa võid seda harjutust teha rahulikult samal ajal, kui sa kuulad seda emotsionaalset tulva, mis sinu peale tuleb näiteks kliendi või kolleegi või ülemuse poolt. Sa tunned, et sinul tekib mingi emotsioon ja nüüd sa lihtsalt hakkad rahulikult hingama, samal ajal kuulad, mis sulle räägitakse, aga samal ajal tunnetad ka oma keha liikumist selle rahuliku hingamise ajal. Ja sa võid avastada, et sa mitte kunagi ei plahvata, sa ei vihasta siis enam, sa ei ütle midagi sellist, mida sa pead pärast kahetsema, ehk sa ei pea pärast tegelema oma emotsioonide poolt segaduse koristamisega. See oleks siis selline harjutus, mis sobib igapäevaellu, igapäevasituatsiooni. Mõned mõtted, mis võivad sind igapäevaelus aidata, mis mind on väga palju aidanud. Näiteks ära võta kunagi midagi liiga isiklikult. Et see on üks põhiline põhjus, miks me ärritume, kuna me võtame kõik kommentaarid, igasugused asjad, mis meie kohta öeldakse, liiga enda sisse, liiga isiklikult. Kui sa oled endaga heas suhtes, sa tead, kes sa oled enesekindel, sa oled õppinud ennast armastama sellisena, nagu sa oled, ehk siis leppinud endaga sellisena, nagu sa oled, siis sa ei peaks võtma ühtki kommentaari väljaspoolt isiklikult. Jah, see võib-olla käib mingi situatsiooni kohta, mida sa just praegu tegid, aga see ei ole kunagi kogu aeg selline, pole kunagi olnud.
aga igasugune kommentaari isiklikult võtmine tähendab seda, et sinu alateadus justkui püüab sulle jätta mulje, nagu sa oledki sees, oledki kogu aeg olnud ja jääd igavesti selliseks. Kui sa vaatad teadlikult seda sama olukorda, siis sa saad aru, et see ei ole nii. Sa võisid siin situatsioonis eksida, mistõttu keegi arvab, et sa oled selline, aga see oli ainult üks kord. Võib-olla see isegi kordub, aga see ei tähenda, et sa jääd igavesti selliseks. Ära võta asju liiga isiklikult. Isiklikke asju ju tegelikult ei ole olemas. Teine oluline asi, mida ma tahaks sulle öelda, on see, et kõik olukorrad, kõik situatsioonid elus on meie õppimise tee. See on meie kool ehk elukool. Mida keerulisem on situatsioon, mida pingelisem, seda paremad ja väärtuslikumad õppetunnid selles peidus on. Oluline on siin keskenduda just nendele õppetundidele, mida ma siit sellest keerulisest situatsioonist kaasa võtan. Enamus inimesi seda teadmata või sellist suhtumist omamata teevad selle vea, et keskenduvad kehvadele emotsioonidele, mida nad tunnevad, mis mõtted pähe tulid, mis kõik halvasti läks, mis valesti oli. Aga kui me keskendume elule kui õppeteele ja keskendume keerulises situatsioonides just nende õpimomentidele, siis meil hakkab tekkima selline suhtumine rasketesse olukordadesse kui kõige parematesse õppetundidesse. Ja võib-olla sa ei suuda seda suhtumist hoida igas situatsioonis. Aga kui sa kas või tagant järgi mingites situatsioonist avastad need õppimise kohad ja saad aru, et jah, vot sellest konkreetsest situatsioonist ma tõesti õppisin väga palju, kuigi oli väga valus, siis hakkavad asjad juba muutuma. Kolmas oluline asi, mida ma ütleks, on see, et ainuke, keda või mida me siin maailmas muuta saame, oled sina ise. Meil on tunne, et me peaksime mõjutama teisi inimesi käituma nii, nagu meile meeldib ja meile sobib ja nad teevad vigu ja nad peaksid hakkama õigesti käituma, siis see kõik on illusioon. Ainuke, mida sa saad mõjutada siin maailmas, oled sina. Ehk siis ainuke, mida sa saad teha selleks, et teised muutuksid, on muuta ennast. See tundub natukene utoopiline plaan, aga tegelikult see toimub nii. Sest kui sa muudad ennast, kas või näiteks nende harjutuste kaudu, mida me täna rääkisime sellega, et sa teatud situatsioonidest enam vanamoodi ei käitu, siis tegelikult oled sa muutunud oma suhtumist ümbritsevasse ja see mõjutab kõiki teisi inimesi sinu ümber, sinu kolleege, sinu ülemusi, sinu kliente ja ka nemad hakkavad muutuma. Nii et ainuke võimalus maailma mõjutada on iseenda kaudu, mitte otseselt teisi. Ja kui me selle selgeks saame, muutub elu oluliselt lihtsamaks. Ehk kogu tähelepanu, kõik kriitika, igasugused parandusettepanekud pöörduvad sinu enda suunas. Kui ma vähegi midagi sellega teen, ehk siis iseendaga, siis muutub ka maailm paremaks. Ja lõpetuseks tahaks ma sind õnnitleda. Sa oled valinud ühe parima töö maailmas selleks, et areneda. Miks? Sest areng toimub alati läbi suhete teiste inimestega ja mida rohkem erinevate inimestega sa oma elus kohtud, seda paremini ja kiiremini sa arened. Millise tööga puutud sa kokku veel rohkem erinevate inimestega, kas klientide, kolleegide, ülemuste, alluvate kaudu, kui selles, mida sina plaanid tegema hakata. Jõudu sulle selleks!